Kuidas saaksime nõudlust vähendada? Sest loomulikult on kõige odavam energia see, mida ei kasutata. Peame vähendama nõudlust, austades täielikult tarbijate vaba valikut. Me uurime energiatõhususe tasemeid, näiteks hoonete renoveerimist või seadmete väljavahetamist tööstuslikes protsessides. Need on mõned meetmed, kuid on ka teisi, mida me tutvustame või mis saavad järgmisel nädalal juhtide kohtumisel kommunikatsiooniesitlusel tähelepanu keskpunktiks. Hormuzi väin on taas ülemaailmse kriisi keskmes ning Euroopa astub sellesse uude etappi šokeeritud pealtvaatajana, kes aitab küll maksta, kuid ei suuda olukorda kontrollida. Sellel teisipäeval, 14. aprillil 2026 on väin endiselt sõjalise ohu ja blokaadide tõttu suletud pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Islamabadis. Ameerika Ühendriigid kirjeldasid 13. aprillil uut sõjalise surve etappi, mis on seotud Iraani sadamate ja laevandusega Hormuzi piirkonnas, Omaani lahes ja Araabia merel. Tulemus on otsene. Laevad taanduvad, kaubad jäävad seisma, nafta hind tõuseb järsult ja planeedi peamine energiaarter muutub ülemaailmse turu jaoks kitsaskohaks. Tegelikult toimus karm taseme muutus. Pärast nädalaid kestnud konflikti ja kokkulepete läbirääkimisi lakkas kriis olemast pelgalt diplomaatiline ning muutus jõhkra jõuprooviks marsruudil, kust läbib otsustav osa maailma energiast. Ja praegu näib kõige nõrgem just Euroopa blokk. Euroopa mõistab hukka laevanduse piirangud, räägib läbipääsuvabadusest ja kutsub üles rahvusvahelisele koostööle, kuid pole seni esitanud ühtegi kohest lahendust, mis võimaldaks Hormuzi oma jõududega taas avada. Kõned on olemas. Tegelik hob? Ei. Kes on selle ummikseisu keskmes? Kõrval on Ameerika Ühendriigid, kes karmistasid survet pärast läbirääkimiste kokkuvarisemist. Teiselt poolt on Iraan jätkuvalt võtmetähtsusega osaline väinakriisis. Selle vastasseisu keskel püüdis Euroopa end esitleda mitmepoolse lahenduse kaitsjana, kuid keeldus järgimast Washingtoni karmimat joont. NATO liitlased nagu Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ei ühinenud Ameerika Ühendriikide blokaadiga ning Itaalia loobus samuti laevade saatmisest ilma ÜRO mandaadita. Teisisõnu, kui Ameerika Ühendriigid asusid tegutsema, eelistasid peamised Euroopa riigid distantsi, konverentse ja ootamist. Nüüd, kui Hormuzi väin on suletud, on sama blokk avatud kriisi majanduslikule mõjule, mille ohjeldamisel nad otsustaval hetkel ei aidanud. Kus see arve tegelik raskus asub? Energeetikas, transpordis, inflatsioonis ja elukalliduses. Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel läbis 2025. aastal Hormuzi väina peaaegu 20 miljonit barrelit naftat päevas ning üle 110 miljardi kuupmeetri veeldatud maagaasi. Gaasiturul on kokkupuude veelgi tundlikum. Veidi üle 10% veeldatud maagaasist, mis läbis Hormuzi väina, jõudis Euroopasse ning umbes 7% kogu Euroopa selle kütuse impordist sõltus sellest marsruudist. Ja kõige karmim fakt on see, puuduvad alternatiivsed marsruudid, mis suudaksid seda voogu kiiresti asendada. Seetõttu ongi Ursula von der Leyeni ajalooline ütlus, et kõige odavam energia on see, mida sa ei kasuta, praegu taas eriti oluline. Kui Hormuzi väin on šokis, kõlab see vähem kui tugev plaan ja rohkem kui pilt Euroopast, mis reageerib nappusele endiselt sellega, et palub tarbijatel kokku hoida. Samal ajal nõuavad Euroopa lennufirmad Brüsselilt juba erakorralisi meetmeid, paluvad jälgida lennukikütuse varusid ja hoiatavad, et mõne nädala pärast võib tekkida puudus. Euroopa Komisjon ise valmistab ette uusi meetmeid energiahindade jaoks pärast fossiilkütuste 22 miljardi euro suurust hinnatõusu. Kokkuvõttes on Euroopa reaktsioon endiselt palju rohkem seotud olukorra jälgimise, koordineerimise ja kahjude ohjamisega kui mängu muutmisega. Kuidas Euroopa sellesse olukorda sattus ja miks? Sest aastaid usuti, et strateegilisi kriise saab ületada regulatsioonide, roheliste eesmärkide, ühishangete ja diplomaatia abil. Isegi siis, kui probleem nõudis ka heidutusvõimet ja jõulist kohalolekut kriitilistel marsruutidel. Euroopa Liit ise tunnistab, et tal on Aspidesi operatsioon ja arutatakse selle tugevdamist, kuid poliitiline tõde on see, et blokk on endiselt lõhestunud, ettevaatlik ja aeglane kriisi ees, mis nõuab kiiret tegutsemist. Väin asub Lähis-Idas, kuid kahju jõuab Euroopa pealinnadesse. Kallim kütus, kallimad veokulud, surve tööstusele, lennundusele ja peredele.
Nõrgenenud Euroopa, kes eelistas mitte toetada Ameerika Ühendriike ajal, mil Washington otsis toetust, on nüüd sattunud halvimasse olukorda. Tal pole jõudu lahendust peale suruda ega kaitset, et arvetest pääseda. Ja seekord on see arve eriti ränk.